Me oleme täna Tartu linna munitsipaalhoone juures aadressiga Mõisavahe 67. Et pakkuda elanikele paremat sisekliimat ja vähendada energiaarveid, tuli see hoone terviklikult renoveerida. Selleks soojustati seinad tehasest eeltoodetud soojustuselementidega, paigaldati soojustagastusega ventilatsioon ja vahetati välja kõik kommunikatsioonid. Lisaks sellele pandi majale katusele ka päikesepaneelid ja OpenLabi projekti raames paigaldati majaga otsaseinale päikesepaneelid ja lisati aku. Otsaseina päikesepaneelid on vajalikud sellepärast, et suurendada päikesepaneelide mahtu. See on eriti oluline kõrghoonete puhul, kus katusepinda on vähe korterite arvu kohta. Päikesepaneelid on paigaldatud tehases eeltoodetud elemendi külge otse, ehk nad on ka fassaadi kattematerjaliks. Elanikele on see kõige mugavam renoveerimise lahendus. Renoveerimise aeg koha peal väheneb vähemasti poole võrra. Näiteks selle maja renoveerimine algas juunis ja lõppes juba novembrikuus, ehk koha peal olid ehitada ainult 6 kuud. Lisaks sellele tehasest toodetud elementidega ei kaasne tellinguid, et maja ei kaeta tellingutega ja ka akna taga ei ole kedagi kõndimas. Et selle maja elementide paigaldamine koos kõikide lisatöödega võttis kokku ainult 2 kuud, millest elementide enda tõstmine võttis kõige rohkem aega 1 kuu. See hoone on esimene maja Eestis, kus on mindud renoveerimise käigul üle ühiselektri ostule, ehk päikesepaneelidest toodetud elektrienergiat on võimalik kasutada ka korterites sees kodumasinate käitlemiseks. Lisaks paigaldati kortermajja ka akud. Ja tänu sellele on päikesepaneelidest toodetud elektrienergia kasutamise omatarve palju suurem. Eriti oluline ongi, et munitsipaalmajas oleks inimestel elamiskulud võimalikult madalad. Soojustades vähenevad küttekulud ja päikesepaneelidega on võimalik vähendada ka kulusi elektrienergiale.